Nii, ja jätkame siis nüüd teistpidi taladega. Siin see üks nurk on meil veel tegemata tegelikult, siia võib ka panna mingid teljed, näiteks võtta siit, panna see üks telg siia, vaatame, mis see vahe siin on. Kuskil mingi 2,5 meetrit. Et kui ma siit esimese offsetin 500 tagasi, ja sellega 500, siis peaks olema siin ka olemas nii ülearused teljed võib ära kustutada siit vahelt. Ja need tegelikult ei pea kahte, me saame kasutada pärast selle piirjoone joonistamiseks. Nii, ja nüüd sama asi horisontaalsete telgedega. Esimene on siis 500 ja juba ennetades siis probleeme, ma kõigepealt kopeerin siis seda teise serva ja vaatame, kui ma siit võtan ka 500 eemale, palju siis vahe jääb, et mõõdame selle vahe ära. Vahe on 8,2, noh, suhteliselt hea, ütleme, et 4 vahet tuleks siia 2,05 vahega umbes 2,06. Nii, 2,060, enter. Nii. Et nüüd meil on siis teljestik paigas. Võime vahetada. Vabandust, siin on veel natukene veel siin ääres on probleeme, vaata, kui suur siin see vahe on. Noh, nii peaaegu, et 2 telges peaks see mahtuma, vaatame. Nii, paneme ühe, kopeerime siis näiteks siia ja offsetime seda siis 500 allapoole ja siis vaatame, kui suur siin see vahe on, mis vahega mul siis vaja on 3,6, see on siis 1,8 offset 1,8000 tähendab 1800, nii. Okei, siin on selles vahes on nüüd kindlasti vaja veel mingid lisapostid panna. Et no vaatame pärast, kui on postid, paneme järgmisena postid, nii. Vundamendi kiht jooksvaks kihiks, ringi tööriist ja paneme siis esimese ringi siia telgede ristumispunkti, noh, oletame, et meil on 200 maapuur, siis raadius on 100 ja tegelikult, kuna see nüüd jääb alla, siis võiks siin joonetüübiks panna selle ISO 02 katkendjoone. Nii, ja nüüd siis hakkame kopeerima, et võiks muidugi panna nad ka array'sse siia, et ei pea neid ükshaaval kopeerima, aga võib ka ükshaaval nüüd esimese rea kopeerisin ära, nüüd võtan aknaga, valin need ära ja nüüd kopin juba seda tervet rida korraga siis nii. Ja vaatame siis nüüd need postid, mis veel vaja on. Nurgas on midagi vaja, no ilmselt on mõistlik teha see terrassid natukene pikem,
siis on võib-olla lihtsam ehitada. Nii, ja siin oli siis nüüd 2 posti saab panna, aga siia peab kindlasti nüüd neid postide asukohti natuke nihutama, aga seda ja veel poste panema, aga seda otsustame peale seda, kui meil on nüüd pandud talad. Selleks, et nüüd teaks, kuidapidi siis alumine talastik teha, tuleb siis välja mõelda, kumbat pidi me tahame laudist panna. Kui me nüüd tahame panna praeguses vaatepildis vertikaalset laudist, siis peavad olema ka alustalad vertikaalsed. Ja võib muidugi selle tala joonistada siia ristkülikuga või võib ka siis ühe joonega joonistada, siis tegelikult ega see 2 joonega joonistamine mingit täiendavat infot väga palju ei anna. Noh, oletame, et ma siis olen natukene pedant ja tahan ikkagi 2 joonega joonistada ehk siis ristkülliku tööriistaga, siis mul tuleb lihtsalt rohkem liigutusi teha, et võtan siis järgmise kihi, see on siis alumine talastik, alustalad, ristkülliku tööriist ja hakkan siis siit selle telgede ristumisest minema, panen nüüd mõõdud 50 lai ja paneme lihtsalt selleks, et näha, mitu tala läheb, siis paneme ju, oletame, et need on näiteks 4200 pikad. Nii, nüüd movime ta niimoodi, et oleks keskpunktiga siin selle telje peal. Ja näeme siis, et see jätkukoht on siis nüüd praegu siin sellise koha peal, mis iseenesest ei ole paha, et ei pea alati jätkukohad olema keset posti, võivad olla ka posti kõrval, et kopeerisin siia nüüd teise tala ja panen siia veel 3. jupi, et see tala tuleb siis sellistest juppidest ja selle, mis siit nüüd üle ulatub, selle tõmban siis keskmisest nõudmispunktist, tõmban siis lühemaks siiamaani. Nii, mõõdan ära, kui pikk see jupp on. 800, väga hea ei ole, aga et need kohad nüüd, kus on need jätkukohad, et siia peaks panema teise tala kõrvale, seda sama lühikest juppi saab edukalt selleks kasutada, otsin siit üles, kus tal on keskpunkt ja panen siia, need siis on näha kohe ka need jätkamise kohad, kus siis seda tala jätkama peab. Nii, nüüd ma panen selle vundamendikihi kinni, siis mul on lihtsam, ma teen mitte kinni, vaid lukku, siis mul on lihtsam siit valida see tala ja kopeerida seda siis nüüd, kopeerime selle siis nüüd siin järgmiste telgide peale ka. Nii. Siin vaatame, asendame selle tala siis nüüd kopiga siia pikema tala, vaatame, mis siin juhtub. No näete, et majaseinast jääb ikka veel natuke puudu. See on nüüd küll natukene halb variant, et siin tõenäoliselt peab
tõenäoliselt peab siin midagi välja mõtlema, mismoodi seda tala siin jätkata. Ja nii, siin nüüd on üks probleem meil, teeme siin väikese vangerduse, liigutame seda 500 veel allapoole. Nii. Ja kopeerime siis seda siia veel ja kopeerime siis siia otstesse ja siis nüüd venitame need lühemaks siit. No, praegu eeldame, et see sinna asendiplaani peale joonistatud kujund oli väga vigane, et tegelikult on kõik väga ilus, et see rass lõpebki siia ära. Siia on vaja siis need jätkud ka panna. Et need jätkujupid on natukene lühikesed, et tegelikult nad võiks olla kuskil meetrised vähemalt. Ja nüüd on vaja siis see keeruline koht siin välja mõelda, et siin ilmselgelt tuleb mingit süsteemi natukene muuta. Võimalik, et on mõistlik siis teha sellele alale eraldi ikkagi see talastik, et ma venitan selle uuesti lühikeseks ja siis kopeerin siit seda telge, kopeerin, tähendab siin ma nüüd ei tea täpselt, kus ta asetseb, seepärast ma panen ta siin nüüd suht silma järgi teisele poole ka ja offsetin siis sealt 500 pool meetrit seinast eemale. Nii, et siin jäävad siis need ma pean tegema vundamendi lukust lahti. Ma saan need 2 posti liigutada siia, kopeerida siia. Nii, ja panna siis siia, võtame täispikkusest alasid. Kopeerime selle siis siia ja siia. Nii. Nüüd siia peaks ka panema veel, see on nüüd selline keeruline koht, et kopeerime need ka siia, et siin tekib nüüd tänu sellele, et samm hästi ei klapi, tekib üks väga ebamugav koht, et kuidas see reaalses elus ära lahendada, seda peab päris mõtlema. Nii, ütleme siis, meil on alustalastik ja vundament valmis, et järgmises videos paneme siis pealistalastikku.